Ja, hakkab nüüd. Vaatame, mis nüüd. Kas ta nii seekord suudab alustada? Õnnestub veeretamine võita või mitte? Läheb napikaks. Ja vist tasavägine. Ja tundub, et Miklil on lähemal. Ai, endis Denissile õiguse. Ma isegi ei saanud aru. No, ma siit ülevalt vaatasin pigem, siis tundus, et oli kas väga piiri peal või. Aga noh, kohtunik otsustab ja mängijad ega ise kuule puutuda siin, et ja peab laskma kohtunikul. Ja eelmises aastas tuleb meelde, et kohtunik oli väga hoolikalt jälginud ka seda, et Valge ei oleks avalöögi hetkel üle joone, et sealt oli vist Mark Mägi eelmine aasta finaalis 2 viga saanud. Ja ei ole tiebreak. Legaalne 2 kuuli läksid sisse ja 2 sisse ja 1 tuli üle. tahab see Deniss kohe siin puhta lauaga alustada, et vähemalt kõik võimalused on selleks loodud. No see 4 on selline. 4 ole paigutus, nüüd saab otsustada olema. Jah, olemus on selline. Ei on nii raske isegi. Loodame, et Deniss päris oma teed ei lähe siin kohe peal esimese mänge. No Mihkel on ka selline, kes suudab ka sealt väga halvast situatsioonist välja tulla. Jah, mõlemad on hästi siuksed stabiilsed mängijad ja hästi rahulikud ja hästi kindla peale mängivad kõike. Ja mõlemal on ikkagi aastaid kogemust. Ja Mihkel, jah, mõlemad on neist jah, nüüd on Mark ka, et kellel on noorte arvestuses Euroopa medalid. Ja. Et oli Deniss oli esimene, kes sai noorte arvestuses Eestist 3. koha ja aastat hiljem sai vist Mihkel ka. Mihkel sai, jah. Ja. Ja nüüd on Mark, mis sai ka see aasta 2 tükki. Ja. Noh, Mihkel oli kunagi väga, Mihkli kohta võib öelda, et ta on andekas selles mängus. Ja. Ta vist nagu väga palju trenni ei tee, et hetkel veel eriti, et hetkel ta lihtsalt võtab seda kui hobi, aga varem oli see küll. Ja varem oli talle see jah, põhihobi ja sport. Ja väga hea avalöök, aga kahjuks ei jäänud ette. Noh, see ongi siuke otsustav asi siin mängus. Loodame, et ta mõtleb midagi head välja siit. Et saaks Denissi surve alla panna. Ma arvan, et ta siit üritab kaitsjat mängida. Kas ta üritab Valget lükata sinna kaugele taha või? Kaugele taha on Valget natuke raske mängida. Igate pidi on raske, see Valge on portis ka veel ja ebamugav on mängida igale poole seda. Natuke ohutum oleks see 2 vist teemale mängida üles, et 3 pikk paigutus jätta ja raske paigutus. Vaatame, mida Mihkel välja mõtleb. Ta üldiselt mõtleb hästi neid asju välja. Kui löök õnnestub ka, siis üritas Valget sinna kaugele taha. Jah, kahjuks tuli välja. Aga Denissil on see nii-öelda hiinakas, et peab üle teise kuuli lööma. Hiina snuuker, ehk siis peab üle teise kuuli lööma ja see on suhteliselt raske.
jah, ei hakanud riskima ka, et üritati jälle seifi. Ja jäi ka. Saab küll pihta lüüa, riivata, aga sisse väga seda ei mängi. Pigem ei lõika seda kuskile. Vaatame mida. Mihkel vaatab, äkki saaks kikiga sisse lüüa. Või kikiga seifi vast üritab mängida. Hea kikk oli, aga... Ja, aga see õnnestus ja jäi kuus ette. Nii ja naa, et pigem on äkki see kuus isegi ees. Minimaalselt, aga on. Tundub. Aga võib-olla mingi väike hüppelöögigi. Tundub, et ei ole. Kikk oli, jah. Ja nüüd oli Denissi poolt tõesti halb löök. Ei tea, mida tegema tahtis. Ma arvan, et ta üritas kaitset mängida niimoodi, et lihtsalt, et kui Mihkel saab lööma, siis ta peaks lööma 2-4 kombot ja seal on jälle kerge loterii. No, siit on hetkel väga alla vindiga. Tunduks nagu oleks lihtne mängida, aga see keskmine auk on nii tillukene ja ebamugav, et vaevalt ta seda riski tahab võtta siit. Number 5 ka segab. 5 ka segab veel peale kogu. Ikka võtab seda riski, ta võtab keskele põrutada seda. Ja eksis. Aga... Jälle andis. Mihkel oli õnne. Endal ka suur natuke naerul, et... Ja kas tõesti? Ei. Peaaegu. Kuigi see ei ole siin nagu selline väga kerge laud, et mitu korda peab valge liikuma. Jah, üle laua risti, et... Võib tekkida päris kergelt vigu. Ja aga siit 3-le ka paigutus juba, et... No siit ma arvan, et saab kenasti kerge küljevindiga saab sealt, saab nurgaga. Ja, võt nii. Täpselt õige. Täpselt nii, nagu Mihkel tegi. Kui nüüd õnnestub 4-le ainult õige nurk anda või 4-le öelda välja mängida. No jah, ja siis kui sa 4-le mängid välja, siis sa pead mängima jälle 5-le välja, nii et saaks 6 lüüa, et selles suhtes see on siin väga tähtis löök. Just valge seisukohast. Natuke riskantselt läks sinna keskmise augu ligi, aga tundub, et võiks nurk olla isegi siuke, et kus ta on nappingut. No natukene läks otsaks. Läheb alla vindiga. Külle vindiga läheb põrrutada. Või siis alla vindiga. Tegi suppe. Jääb. Kahjuks ei. Väga kahju. Löök oli hea muidugi, et... Võtaks, et Dennisile lihtne võimalus jälle. No natuke ei ole nurk, aga see vist teda ma arvendasin, et... Läheb lööma taha. Auku sulle, jah, et... Koks 0. Ja oligi Mihkli see mängulöök oli siis 3-le paigutus, või 3-lt 4-le paigutus siis, et ta ei saanud 4-le nii ideaalselt paigutust. Jah, oleks 4-l või natuke teravam nurk jääda, et siis... Siis oleks lihtsam taha. See on lihtsam läbi wardidele välja tuua see. Hetkel tegi kindlasti hea löögi tegi, aga ebaõnn, et ta siin auku läks. Dennis Konamek oli ikka üle, et... Jah, ega ei saa kunagi usaldada kedagi, et oma silma kuningas. Ei, tal tundub sama löök toimivad täitsa, et kas näeme teist lauda järjest puhast? Ja, siin midagi rasket ei ole. 6-lt 7 ja 7-lt 8 on see, mis minu jaoks oleks selline. 6-lt 7 pigem on jah, see kõige otsustavam. No, nende puhul ongi see, et sa võid natukene võib-olla eksid selle 6-lt 7 ja siis 7-lt 8 tundub väga-väga raske juba siis.
kuue pealt peab veel tugeva löögi ka tegema ise. jah, tõi natukene kaugele võib-olla. siin ma arvan, et ta läheb 3 põrkega tooma või läheb otse? ei, ta toob alla vindiga. Lihtne mäng tema jaoks. No nüüd on jälle selline, ma ei ütleks, et lihtne paigutus just eriti veel board'ist. Ja, aga lööb ülikindlalt sisse, aga kas... Ai jah, speed on ikka täitsa õigelt. Algus tundis korra, et liiga tugevasti. Tegelikult on ideaalne, et saada paigutus 9-le. Jah, ei tasu ühtegi lööki kunagi otseks väga jätta. Siis ei ole võimalust nagu seda valget liigutada, et täpselt siin nagu tahad. Kui olukord nõuab, siis tõesti võib otseks, aga muidu väga ei tasu. Kahjuks on 3-0 seis juba Mihkli jaoks. Kordame üle äkki 9 palli reeglid, et alati tuleb kõige väiksemat kuuli puudutada ja kes 9 sisse lööb, on võitnud. Jah, kõige väiksema numbriga. Kuulid on ühesuurused. Kuulid on jah, ühesuurused. Ja kes 9 lööb, see võidab, jah. Ja nii lihtne see ongi. Nagu ei olekski mõtet teisi lüüa, läks ainult 9. On ka selliseid mängijaid, kes löövadki igat pidi kombinatsioone kõige väiksema numbriga 9, et tavaliselt see väga kaugele ei vii. Noh, kui hästi lööd, siis viib. Jah, aga ei tea jälle. Seda ikkagi pigem välditakse. Jah. Mihklilt jälle väga hea löök, aga kahjuks ikkagi igati pidi midagi on ees. Aga vist praegu on tunnel, äkki on olemas seal. Ta saab lüüa, aga kindlasti nurgaauku ta seda vist ei saa. Põrgelt äkki? Äkki saab ka, millest teha. Ei, ma arvan, et ta läks seifi ikkagi proovima, et vaadates, kuhu ta selle valge üritus tuua. Kuigi jättis peale. Löök on peal, löök ei ole kõige hullem, aga paigutus on kindlasti väga raske. Ja nii see läkski. Ja läks käest ära. Viiele sai täpselt niimoodi pihta, et sai ainult 3 ette jääda. Ma arvan, et Mihkel saab siin lauda tagasi. Mihkel saab kindlasti lauda tagasi. Ise asi, mis olukorras ta siin lauda saab. Jah, mis lööd päris kaval löök oli iseenesest. Ma arvan, et Mihkel läheb nüüd kaitset proovima. No, võiks nagu pigem mängida, et aga ei tahtis ikka rünnata. Huvitaval kombel ta hästi palju tahab praegu rünnata, kuigi noh. Ei ole arvanud tema silmas nägama seda niimoodi. No, siit Dennisile vist 4 olemas. Ja, kuigi praegu on suhteliselt ebamugav löök, aga mitte raske löök, vaid lihtsalt ebamugav. Ta on nii pikk ise, et... Ta on ka pikem veel tavalistest kiidest, eritellimusel tehtud kiidalle. No, natukene jättis pehmeks selle paigutuse. Aga jällegi tema jaoks vast ei tohiks väga raske löök olla. Praegu on nii, et Deniss mängib kindaga, aga Rehepap mängib ilma kindlata. Et see on selline jah, et... Ja siin viimastel aastatel on see nagu populaarseks saanud ja mugavaks asjaks vist. Viimase 2 aasta jooksul on pigem see mood tekkinud, et kõik mängivad kindaga. Ja nüüd on need uutel kinnastel on nii, et sõrmed on maha lõigatud, et... No neid on igasuguseid, et minul on veel kinniste sõrmedega küll. Aga noh, eks kõik ole mängijad hinnatusest. Ja, kinnas annab lihtsalt selle, et sul ei ole enam seda higistamisfaktorit nii-öelda sees selles, et kiilibiseb alati ühte samamoodi.
ja 10-0 oli nüüd siis illegal break või try break siis nii-öelda, et Try break tähendab siis seda, et 3 kuuli ei tulnud üle otsajoone või ei läinud sisse. Et Denisil läks 1 kuul küll sisse. üks tegi tulnud ära vist üle joone, et Mihkel peab kindlasti ütlema mingid kaitselööki teha. Ja täpselt nii. Kuigi jättis selle ühe suhteliselt augu peale. No seda küll, aga ütleme siit hetkel jah, ei saab ikka pihtele, just lööb ühe poole just. Üritab masseed sellise väga täitsa lööma. See oleks väga ilus löök, kui ta selle sisse saaks. Kuigi selle masseega on ka nagu probleem. No ikka päris korralik banaan on seal see asi. Ei hakanud tööle see masse kohe, et see on ka selle, et uus kate on. Jah, on libiseb kuul alguses ja siis hakkab kerima. Nii saaks pidanud kii veel kõrgemale panema ja veel rohkem vinti lööma. Kui nüüd ainuke koht, kus ma näen, et Mihklil on nagu selline eksimis nagu selline suur võimalus on paigutustel 2-4 ja 5-6. Jah, kindlasti esimene see 4 paigutus. 2-4, et äkki ta läheb teise nurga auku ka, et aga pigem ta ei löö sinna seda. Või siiski läheb lööma. Et see on nagu natuke paigutuse osas kindlam, et sa saad kindlasti kuuli lüüa. Aga ma tahaks näha, mida Mihkel 6-ga teeb. Kas ta läheb? Kõik oleneb 5 paigutusest. Ma arvan, et nüüd läheb hoidma. Ei, ta peab kindlasti hoidma seda jah, et ja siis 7 teisele poolele 6 ja 7 samasse auku. Jäi, ilusti. Ta ei pea isegi teise samma auku lööma, ta võib ka lüüa teisele poole selle 7. Pehmelt lööma natuke. Ei, ja tekkiski paha. Natuke liiga tugevasti lõi seda. Ta kikiga lööb seda, aga kas ta läheb sisse proovima või ta läheb kaitset proovima kikiga, et ma arvan, et ta proovib mõlemat. Eks ta proovib jah seda ikka sisse, siis valge tuleks nagu õigele poole tagasi, et sai väga õrnalt pihta ja nüüd on otse eest lihtsalt enne. Suure tõenäosusega 5-0 Denisile. Aga ühepoolseks kujuneb ikkagi see mäng hetkel siin. Jah. See on näha, kui kergelt Denisil see paigutus tuleb lihtsalt. Toks. See ongi kõik kogemuse pealt. Loodan, et Mihkel äkki nüüd on vastata ikkagi teisele. Jah, kõik on hästi, aga esimesel kuulil lööki ei ole jälle. Tundub, et ta siiski vaatab, et äkki saab lõigata. Kuigi safe tundub seal kindlam, et stop safe äkki. Või ei lähe. Erretab safe. Erretab safe, jah. Mis hakkas väga lihtsalt nüüd seda mängu võtma.
lööb Läheb. kiiresti ja Läheb nagu lõbutsema. ei no eks endal lihtsam olegi, kui saad hooga mängida ja tunned, et kõik hästi on ja löögid lähevad. Hea löök Mihklilt. Loodame, kas ta nüüd kuidagi 3-le ka välja suudaks tuua siit. Ikka natuke pehmeks jäitis. Või noh, eks ta saab seda lüüa ja ilusti piirale isegi tuua otsaks. See oli, ma arvan, mängulöök. See oli väga hea löök, jah. Jäi kerge nurk ka, et saab 7-le tuua. Just nii. Mulle tundub nii, et Reebab saab siit esimese punkti kirja. No loodame. Kuivani taha ju keegi jääda siin. Ongi esimene arvestal ka. Rahvas aplodeerib ka talle kõvasti. Kõik tahavad võitlust näha siit. Mihkel on kindlasti mängija, kellel on võimalik tennissi vastu, kui tal on parem päev. Nüüd siis on, kas on tennissi avalöök? Jah, täitsa on tennissi avalöök. Nii, seda istut teeb siis. Jälle üks kull läks, aga ei jäänud seda esimest lööki temal ka. Ei ole seda õnne. Äkki isegi on tal see löök. Tundub, et on vist hästi. Ja aga oligi raske löök. Või läks lihtsalt laakalt lööma. Vaatan siin seda, kuidas Mihkel ja Deniss on tulnud finaali, et mis seisud on olnud, et Mihkel esimese võitis 8-1, siis võitis 8-0, 8-3, 8-1, 8-2 ja siis poolfinaali 9-4. Kindlasti väga lihtsalt, et ei ole väga palju pidanud pingutama. Ja kui vaatame Denissi, siis Deniss läks 8-0, 8-0, 8-1, 8-2, 8-4, 9-5 ja nüüd on siis 5-1. Nii et juhtub, no. Mõlemad on ikka väga kindlalt oma tees ja teeninud. Ja no midagi öelda ei ole, mõlemad on head mängijad. Mõlemad on väga head mängijad. Ega keegi ei taha nende vastu nüüd nagu lihtsalt loosis saada. Kindlasti see aasta väga huvitav olnud ka see, et kõik finaalid on erinevate mängijate vahel olnud. Ütleme nii, enamasti on Deniss okei üks osapool olnud, aga alati on teine osapool keegi teine. Et esimene nädalavahetus, kui mängiti 14-11, Deniss võitis väga-väga napilt Marki. Siis oli 10 pall, kus Deniss võitis jälle tegelikult, ütleme, napilt ikkagi võitis Joonas Saeskat. Ja eile siis ei lubatud Denissi finaali. Ja Oliver Lepp katkestas selle. Ja kindlalt katkestas selle. Ja Mihkel võttis oma teise. Äkki hakkab tulema, tuleb nagu graafik nüüd tagant, et loodame vähemalt. Ja kui saab mängija soone peale ära, siis on kõik hästi tal. Jah, peab olema see nii-öelda nagu see flow. Et sa ei pea enam mõtlema, vaid kõik iseenesest jookseb juba. Täpselt nii. Eks sa Rafigi saanudki nagu lihtsalt lõpus ei saanud selle flow peale, sellepärast ta kaotas ka Denissile. Iseenesest oli Denissil Rafigul oli siis võimalus täitsa võtta seda. Kuidagi ei taha tulla need kuulid siit üle, et
no vahepeal tahavad, vahepeal ei taha jah, et tuleb Mihklil ka try break. Ja nüüd on siin tuleb kindlasti huvitav rääk, sellepärast et päris palju kuuli on seal kinni. Ja nüüd näeme, et kuidas Deniss mõtleb 3-4, et see 4 on seal suhteliselt pakis ikkagi niimoodi, et ma ei näe küll, et 6 ja 4 nii lihtsalt läheks. 4 vist ei lähegi otseselt kuskil, et mängib, ma arvan, safe'i sellega, et keskele läheb võib-olla samas, aga vaevalt ta seda lööma läheb. Hakkab peitu nüüd 7 taha või 9 taha. Ma arvan, et läheb isegi, võib 8 taha minna. Jah, lööb 7 vastu 4 ja tundubki nii olevat. Proovib 8 tahas. No Mihklil on selles suhtes on hästi, et tal on sein on vaba, et saab läbi seina, läbi boardi mängida siis nii-öelda. Ja õnne korral ka ära lüüa selle. Ja, sest tegelikult on suhteliselt augu juures, et kui pihta saab, siis on selline 50-50. Deniss tunneb küll ennast mugavalt. No, eks tal ole see siuke iganädalane olek. Kui sa ikka mööda maailma ringi käid ja mängid tipptasemel, siis. Deniss on siis 2 eurotuuri võitnud. Ja, Mihkel saab hästi pihta. No ja vaatame, kus ta jääb. Ja, jäi küll välja, aga väga raske löök Denissile. Öelda. Ja ütleme just 5 paigutamine on väga keerukas siin. Ja, ma isegi hetkel ei näe, et kuidas ta seda teeks ilma nii, et ta kas mustale või siis nendele 6 ja 9 pihta läheks. Aga siit on võimalus ka safe'i teha, et 4-1 tuua 3 põrkega teisele poole ja valge sinna jah, kindlasti on 9 ja 6 juurde. Kohe näeme, mis Deniss otsustab teha. Ma arvan, et ta mõtleb kaitse kasuks. Kuigi tal on nagu selline natukene turvaline tal on hea eduseis jah, et ta nagu tahaks rinnata kindlasti. No praegu vaatabki seda, et kuidas saada seda 3 põrkega. Aga nüüd siuke pikk löök ja stopiga seda kontrollida ei ole väga lihtne. Niipidi. Ja, nii ka ma mõtlesin, aga ma arvasin, et see valge läheb. Hästi mõeldud. Hästi tehtud ka. Mihkel saab ka muidugi siit ilusti üles boardi viia. Ohtan, et 4 läheb augu ette teisele poole. Kindlasti kaitset läheb mängima. Ja ma arvan ka. Ja mängibki. Ääre pihta saada. Ääre pihta ja küljevindiga ja ei tulnud see nii välja. See üldse hästi. Ta tabas liiga paksult seda 4. Ja, aga samas Denissil on 5 üpris keerukas välja tuua vist tundub. Ei saab ikkagi ilusti lüüa. Algust tundus, et äkki 5 jääb ette. Ai, kitsad augud. Väiksed augud teevad oma tööd. Aga Mihklil ka midagi lihtsalt ei ole. Kui samasse auku panema täis purakaga. Ja Deniss paigutus ka ei saanud siin nagu tahtis, et jah, kindlasti töö üle. Siin ma arvan, et Mihkel väga tugevalt ei löö, et pigem üritab jätta lihtsalt endale 5 peale. 5 kaitselöögi äkki. Ei, läks ikka prõmmima ja jah, no siit on juba Denissil natuke lihtsam välja mängib. Ega kõige meeldivam nurk ei ole, et väike nurk. Ja täpselt nii ongi. Ja valele poole 7 sai pihta ja ütleb, et seda 5 ta üldse ei näe otse. Siis võiks isegi, võib-olla on see, ma mõtlen praegu 6-9 kombo on äkki peal. Täitsa võimalik isegi, kui siis nii vaadata. Et kes 5 saab, sellel on hea võimalus 9 lüüa. Kuigi ma arvan, et kui Mihkel saab käsipalli, et ta läheb ikkagi üritab lõpetada seda. Mihkel käsipalli kindlasti ei saa, aga ei ole kuidagi nii.
nüüd on näha, et kummale poole ta vaigutab, kas ta läheb seda 6-9 kombot proovima üldse või mitte. miskipärast ei usu, et ta seda proovima läheb. jah, sellepärast tegelikult kõik on ilusti ja ei lähe proovima. noh, see on niisugune kui näha, kui ilusti nagu pea natukene on see ka niisugune eetika asi, et ja tahad näidata, et sa oled ikkagi hea mängija ja oskad laua lõpetada, et sa ei pea seda lööma. aga noh, kui tunnen ennast ebakindlalt, siis ta võib alati lüüa neid. natuke huvitava nurga jättis endale. no see otse tundub olevat pigem, et järgib kergelt järgi ja saab musta pealt ilusti mängida. jah, ta peale jõuga sisse ja üritab enesekindlust kasvatada. näitab, et ei karda. seda ma usun, et Mihkel tennissi ei karda. Nad on ikkagi päris palju ka koos mänginud. jaa. ka Deniss teab, et kui ohtlik Mihkel on. jah, Mihkel on juba nii ohtlik, et on jälle 3 järjest suutnud võtta, et loodame, et tal see hoog jätkub, et üritatakse tennissi välja vilistada naljaviluks, ütleme nii siis. Nagu tegi Euroopa fännid siis Mosconi kapil nüüd. Avalöök oli Denissil hea. jah, 2 kuuli ka süve ka vist. Või see 6 puudub või? Ma arvan, et 6 puudub. Kõik on korras jah, võib mängida. Tundub, et siit oleks nagu puhta laua võimalust on täiesti ilusti. Kuigi nüüd jäi vist natukene pehmeks. jah, jäi pehmeks. Et vist ikka läheb lõikama, aga ei siiski mitte, et päris halb nurk on see. Ma arvan ka, et siin on nii palju kuulja, mille tahab heita praegu. Et selline ilus rivi on see diagonaali. Ai, Läks põrgelt tegi hea hoopis. löögi. Mõtles siukse asja välja, aga noh, nüüd ei jäänud järgmist lööki üle. aga noh, samas 3-6 kombo. No, seda ta kindlasti proovima ei lähe ikkagi, peab kaitset mängima. Ja, tundub, et jäi peitu. Mihkel peaks 3 olema. Mihklil on kindlasti 3, neil on endal tabloo peal hetkel panemata veel. Mihkel näeb seda, jah. Ja. Ei, aga Ei. ikkagi tugevaks. Muidu oli hea mõte, aga lihtsalt natuke tugevaks. Nad nüüd ka märkasid, et Väike nurk on ikka tal sees, et õnnestub välja tuua siit. Aga jah. Ühe pika löögi veel tegema. Kui noh, eks tema jaoks need nüksed löögid ei ole jälle rasked, et 2 kuuli on laiali ja jaa, aga ikkagi tugev löök peab olema ja eksida annab alati, ütleme jah, nii et jah, see tundub, et on läinud tennissile.
6-3, Tõnis. Noh, oleme, et Mihkel ikka suudab midagi vastata talle. 3 tükki suutis järjest võtta, äkki nüüd võtab veel paar tükki. Ei läinud midagi avalöögist tal vist nüüd, jah. See on vist esimest korda nüüd. Jah, esimene avalöögust ei lähe mitte midagi. 6-8 on selline, mis on nagu võib tekitada raskusi. Jaa, aga eks siit ta läheb kindlasti esialgu kaitseid mängima, et Mihkel võtab oma hüppelegi kihi ja loodab Main vast, et seda 6-8 ei taba seal, et ta vist vaatas just seda, et kuidas ta saaks seda vältida. Samas ta tahaks sinna poole lüüa küll. Kui noh, kas tal on mõtet jälle seda auku proovida üritada, et pigem mitte. Ai, õnnestus. Eks ta loodab hetkel selle 6-8 peale, et see teda ilus hoiaks ja mäng, et ega Tõnis ka otseselt nagu väga ei pinguta selle löögiga hetkel, et ja kiirustas. Ta teab samamoodi, et tal on see 6-8, et ei taha keegi seda endal peale võtta esialgu vist. Kuna 5, millega seda lahti mängida, on ebamugavas kohas ikkagi. Ja nagu ma näen, et 4 ja 2, mitte ükski neist ei näita, et kui nüüd. Ja, no nüüd on küll koht, kus saaks võiks seda. Võitleb, mis Tõnis mõtleb selle 6-8-ga või? Mingit kaitset mängida või? Võib-olla peab 5-ga kaitset mängida. Sest 5-le ta väga, no tegelikult ei läheb isegi ülemindiga lahti mängima. Nurk on olemas. Ei lähe. Siin on võimalik ikka kombot lüüa. Siit on täitsa okei, isegi tal kaitset mängida. Riivab 6 ja toob palge alla tagasi siia. Kuigi ma võtaks, et Tõnis mõtleks midagi paremat välja natukene, seepärast, et see võib nagu jätab Mihklile jälle suhteliselt hea võimaluse. Jätab ka Mihklile võimaluse, aga noh, seda siit hetkel sisse lüüa ei, pigem selles mängus mitte, et ta üritab vist topiga ja tuua ka 6 teisele poole. Sinna plaan oli hea, et 7 taha jätta, aga ma tunnen, et Mihkel kiirustas seda jälle, et ta nagu kiirelt püsti ja ei mõelnud ja kohe tegutses. Vahel toimib, aga vahel ei toimi see asi. Võib-olla teil enda jaoks asja valmis ära mõelnud, et toimib ja kõik. Tõnissi poolt ideaalne löök. Siin ei tohiks olla küsimust. Ja 7-3. Ma kaardan ette, mis siit lähebki nüüd ära, et Mihkel on väga raske olukord nüüd ikkagi, et mängu tagasi tulla. Loodame ikkagi parimat. Loodame, et läheb ikkagi selliseks napikaks, sest hetkel on jah, suhteliselt kindlalt Tõnis domineerinud seda mängu. Kuigi seda oli arvata ka, et Tõnis hakkab domineerima.
ja rahvas tahab ka saada sellist. Rahvastab ikka jah, põnevust. Väga ilus lavalöök. Ei. Lavalöök oli hea, aga kahjuks. Valge kontroll. Kahjuks õnneks. Meie õnneks Denissi kahjuks, ütleme siis. Meie tahame kindlasti rohkem mängu näha. Siin on see 4 on natukene... 4 on kõige raskem kuul, jah. Aga... Ta on lihtsalt natuke nõmmedas kohas, et kuhu paigutus saada. Samas hetkel käsipallist mängida ja siis nagu ei ole kuigi no jah, natuke need otsaks endale. Võib-olla ta jätab põrke endale peale. Ei usu. Nii jätta jah. Ei, ilusti mängis välja. Natukene ebamugav on nüüd, et peab üle 9 lööma. Kõik siuksed väiksed asjad seal vahel, need hakkavad täiesti segama mängu. Aga ilusti. Rahulikult ja vaikselt. Mihkel tahab, siis ta võib täitsa hästi mängida. Ja no sellest ikkagi mängib hästi. Ja 7-4 nüüd tulekul. Ja ongi, see on 4. No natukene veel, siin on mängus tagasi täitsa. Suudaks hetkel kuskil 7-6 peal ära võidelda. Siis on ei kellegi mäng. Jah, et üks vahetada siukses mängus väga väike asi. Deniss natuke muigab, aga tegelikult teab, et tegelikult ei ole nii turvaline olla seal. Seda küll jah, aga see peabki naljaga võtma seda asja, et ei tohi kogu aeg nii tõsine olla. Selles osas tasuks õppust võtta legendilt Efren Reyes, kes kogu aeg naeretab iga möödalöögi peale. Sest ta teab, et ta on seal ise süüdi, et ta selle mööda lõi. Nüüd on see mängulöök võib olla kuskil 4, ma arvan, number 4, et kuidas see on. Sellele annab sinna vahesse küll paigutada, aga... Ma arvan, et ikkagi see on, paigutab sinna lühemale pigem poole. mängitakse kaitset selle kuuliga, jah, et... Aga selleks, et seda head kaitset mängida, peab olema hea paigutus. Ja, kindlasti. Vaatame, mis ei tund 3-le see ideaalne. Kõige parem, aga... Ta annab mängida kindlasti veel. Ma tunnen, et Mihkel üritab saada... Või ikkagi läheb paigutust mängima sinna vahesse. Külje vindiga ilusti ja... Ei, eksis ka paigutusega. Ma räägin, et need keskmised augud väga palju ei andesta, et... Ja kindlasti Deniss läheb ka sinna 4 mängima, et... Jah, Denissil oli palju lihtsam see paigutus. Paigutus kindlasti kõvasti lihtsam, et... Nüüd on Denissi jaoks mängulöök. Jah. Ei on nii keeruline. Tundub, et võtab oma. Ja ongi 8-4 ja... Nüüd on ikka väga keeruline Mihkel juba tagasi mängu tulla. Võib siin öelda, et ta ei olegi enam võimalik.
jah, Denisil on nii palju avalööke ka, kus teha puhtaid ja... ühe puhta ikka teeb, et... Aga no lootus sureb viimasena. Jah. Ma arvan, et eriti veel Mihkli puhul, et Mihkel on ikkagi selline ronija. Aga noh, Denis on ikkagi maailma tasemel. Maailma number 21 siis. Meie andmetel veel viimastel. Tundub, et Denis tahab siit selle puhtaga ära lõpetada. Võimalused selleks tal on. See üks ilusam punkt olla. Ja no nüüd ta on ikka väga sõiduvees ja lustib tundub. Siin ei ole probleemi. Vaatame, kui me näeme Denisilt võidu puhul mingeid emotsioone ka erilisi või võtab ta seda kui kohustuslikku tööd enda jaoks, et siin Eestis kõik tiitlid, või noh, kõiki mitte, aga enamus tiitlid endale võtta siis. Jah. Tundub, et nii ongi seekord läinud. Ja, viimane 9 jäänud tal. Ja nüüd siis tuleb pärast seda tuleb autasustamine siis. Ja tuleb kõikide mänguformaatide. No ikka natuke emotsioone on, et näeb püsti, et tema on number 1 ja no selles me ei kahtle keegi, ma arvan, siin Eestis. Tegi oma töö ära ja ongi kõik. Ja kohe tulebki autasustamine otsa järgi. Jah, et ei teagi, kas seda ka näidatakse või seda näidatakse. Ja kes siis vaatame ja siis näidatakse, kes mida sai kuskil mängus. Selge, meie poolt on kõik ja aitäh teile. Aitäh.